Triinu oled närvis ka või? Mina või? Meil ei ole. Mis kell see Mastersi live tiktab suures? 20. Kui Masters hakkab, siis läheb jälle töögaraaž seisma. Oleme siis tulnud Tartusse Kaagi juurde seadistama lõpuks. Meil on käes juba 1. august. Ütleme nii, et meil aega läks, aga asja sai. Ja tänased võidunumbrid on 267 kilovatti. Aga kuna et auto normaalselt töötaks ja kestaks ka, siis langetasime selle kuskil sinna 240-250 vahele. Aga ei, mis me olime? Sinos olime tund aega, 2 seadistust tegi. Alguses oli meil suitseva auruveduri probleemid, kuna eelmisest korrast on jäänud sumpsi päris palju õli, siis me põletasime seda välja, olime siin otsus mõttes auruvedurid. Aga ei, lõpuks siis kui seadistatud saime enam valget suitsuerti järgi ei olnud ja numbrid on käes ja nüüd tuleb loota ainult Kulbiluhova etapi peale, et anname endast parima. 3 võistlust saime Räigi Mersuga tehtud, et lõpuks on enda auto valmis ja lõpuks on valmis. Kaua tehtud kaunik on. Aga me ei oleks kindlasti siia täna jõudnud. Ma arvan, et kui meil oleks olnud neid imelisi inimesi, kes meid aitavad, et aitäh meile kõigi sõpradele, kes siis on aidanud selle auto praegu tööle, kes on siis aidanud jõu ja nõuga, kes siis on meid tagant utsitanud ja tihti ka natukene tigedaks saanud, et lõpuks autos ikka käima saada, sest ega see kerge ei olnud. Ja aitäh siis meie suurtoetajatele Ventilatsiooni OÜ-le ja meie teisele toetajale Viiprindile, kes siis klebib meie auto üle ja teeb teile ka särgid, mida saate endale soetada siis DM-ides meil Instagrami näiteks. Kuna nüüd olukord riigis läheb jälle veits keerulisemaks, siis meie lojaalsed fännid saavad siis endale ka maske osta, et olla siis kaitstud igasuguste viirustest. Et mida iganes vaja on, siis Väänaga Raage Mürtsi on alati võimalik soetada. Kirjutage meil julgelt ja saab tehtud. Aga ma arvan, et tänaseks pakime siin Tartus asjast kokku ja kell on natukene 6 läbi ja hakkame Tallinna poole tagasi startima. Läheme Kulbilõhus juba siin väga lähedal tegelikult.
Pigem võiks auto juba see Tartust ära jätta, et siis järgmine nädal lõppu uuesti siin Elvala külje all Kulbiloos võistelda. Aga noh, järgmine nädal teeks ühe trenni ka, sellepärast et selle autoga me oleme see aasta ainult sõitnud ühe korra ja ütleme nii, et turbokaga siis esimest korda. Aga mis siis ikka? Näeme juba Kulbiloos. Lõppude lõpuks on see valmis! Ta töötab! 260 kilovatiga. No siiski hetkel 248 kilovatiga, et säästa alguses mootorit ja et me ei peaks enam tegema selliseid võistlusi, nagu oli Laitse, kuhu me siis läksime kupeega kohale, aga kohale ei jõudnudki. Puudu oli täpselt 5 kilomeetrit, et oleks jõudnud Laitsesse ja võt see oli üks vaikne slepis sõitmine, mis meil seal oli ja veel vaiksem võistluspäev, et seal ei olnud, ma arvan, mitte kellelgi väga tuju olla enam, aga saime siiski tehtud ja saime palju naljaga tehtud, et ma arvan, et kes on meie storysid näinud, siis tegime või noh, härra Driftikünn ise tegi mehaanikavõistlusel võidu, olla siis siiski parim mehaanik, on ju, et aitäh Liquid Mulile, et me oleme nende break-linerit kasutanud päris jõudsalt igale poole pannud, et kasutame veel tükk aega, sest ega seal otsa ei saa ja kõik muud asjad, mis sponsorid siis seal võitjale andsid. Või mis sa arvad siis Driftikünn? No, ütleme nii, et sõidan ja remondin ja teen kõike, noh, nagu ise näed. Aga ei, jah, Laitse oli mis ta oli, aga Kulbiloos oleme me veel tugevama tagasi. Ja enda autoga. Nagu kõik mulle juba seda öelnud on, et miks sa sõidad võõra autoga ja miks sa teed seda ja noh, nüüd ma tegin seda, et ma tõin enda auto rajale tagasi ja seekord võistleme enda autoga. Nagu ütles kuulus koomik Harri-Mati Mustonen, siis on lihtne kritiseerida elu, mida ei ole elanud, on ju. Me oleme nüüd motivatsioonispiikerid ka siin, et ega nalja ei ole, ega siin Mäena garaažis tulevad tõsised mehed siiski. Aga kuna Driftikünn ise läks sinna, kuhu kuningas jalal käib, siis ega siin ei ole, tuleb üksisi video ära lõpetada. Aitäh Kaagile veel kord, et pani auto seadesse. Aitäh, et ta meid hirmutas mitu korda. Isiklikult kaameradaga hoidsin hinge kogu aeg kinni. Keeruline oli seda pärast taastada. Tegelikult on tore auto. Kaak on muidu tore mees, aga sulle ei meeldi, jah? Miks? Kaak on muidu tore mees, aga jõrvutab sinna noori hiiri. Siis kui ta selle gaasi põhke pani ja see paukuma ja lärtsuma hakkas, siis oli küll nii, et oota, seisa korra, oota natukene. Tule hiljem selle punkti juurde tagasi, kui meil aega veel on. Aga näeme arvatavasti, kurjad keeled räägivad juba teisipäeval, mis mahub ka siia videosse. Et näeme juba teisipäeval. Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a fear.
emotsioonid? Siit on valus, siit on valus, siit on valus, siit on valus ja ta on väga kiire. Ebareaalne. Nii, et ta on väga kiire. Väga. Ja ma ei tea, sõiduoskas tuli tagasi ja tegime see Muuliga tandemil sõitse. Muuliga sõits mulle rohkem siis kui mina talle, aga istusin talle just uksal. Vaatame, põlmiloos saab, ma arvan, päris põnev olema. Praeguste seisude järgi ta just kestab ja teeme mõned nipet-näpet asjad ära, paneme väikse kile ja kasti tuulutuse ja siis põhimõtteliselt näeme juba reedel. Ehk siis tahame teisipäeva. Paar päeva veel ja oleme olemas. My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away.
nothing on our loving. Maybe time told us that we were different. Meil on ainult kaasas üks karu, mõmmi, trumm. Tema oli väga rahulik. Tegelikult tema on Risto T. Ja tema on Risto T. Ja siis mina on Risto. Risto A. Ja siis on Reino Kölk. Siis on Reino Kölk ja siis on meil mina ka, aga mina on praegu kadu. Mina. Ja me ei tea, kus mina on. Küll me selle mina ka üles leiame. Ei, me niisama ei taha rääkida, ma ütlesin. Mina. Te ei ole näinud. Mis Mina. Ei ole näinud. Ei ole näinud. Ei. Siin täna ei ole näinud. Ei ole. Eile ka ei näinud. Ei. Üleeile. Ka ei ole näinud. Kuskil kaugemal. Kaugemal läheb Vidumaa.